Questa è una bella. Ma ütlen teile, et see on katastroof, inimesed. Olge ettevaatlikud. Venezuela kuulutas välja eriolukorra pärast seda, kui 2 tugevat maavärinat tabasid järjestikku riigi põhjaosa ning panid Caracas, La Guaira ja lähedal asuvad piirkonnad hirmu, hävingu ja abiotsingute keerisesse. Värinad magnituudiga 7,2 ja 7,5 registreeriti kolmapäeva 2026 aasta 24. juuni õhtul. Vaid mõnesekundilise vahega Venezuela Kariibi mere rannikul, pealinnast läänes. Mõju oli tugevalt tunda hoonetes, tänavatel, lennujaamas, metroos, haiglates ja kodudes. Ajutine president Delcy Rodriguez ilmus riigitelevisioonis, et kuulutada välja eriolukord, mobiliseerida meditsiinimeeskonnad ja käivitada päästeteenistused, samal ajal kui pered otsisid veel inimesi, kes olid kahjustatud hoonetes lõksus. Soovin teatada, et sel nädalal ei toimu järgmistel päevadel koolitunde ning samuti peatatakse kõik tegevused, mis ei ole seotud hädavajalike teenustega. Simón Bolívari ja Maiquetía rahvusvaheline lennujaam suleti kahjustuste tõttu ning metroo töö peatati samuti. Tragöödia tabab Venezuelat, mis on juba niigi kannatanud kriisi, elektrikatkestuste, infrastruktuuri puudumise ja aastatepikkuse riikliku hooletuse tõttu. Ja just siin seguneb loodusõnnetuse šokk kibeda poliitilise arvestusega. Kui habrast riiki tabab nii suur katastroof, loeb iga kaotatud minut. Kes jäi lõksu? Miks muutus režiimi reageerimine ellujäämistestiks? Kuidas saab Caracas hakkama, olles nii äärmiselt suletud režiim? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Maavärinad tabasid Venezuelat õhtu alguses, kui paljud inimesed olid veel kodus, tööl, lennujaamas või liikusid tänavatel. Leidsid kollase ja see jama kukub alla. Mierda. Mierda. Nelikümmend 5 sekundit asjad läksid katki, Amarelli. Kuradima. Muusika. Kuradima. Ameerika Ühendriikide geoloogiateenistus registreeris esmalt 7,2 magnituudiga maavärina ja seejärel kohe 7,5 magnituudiga maavärina, mõlemad Moroni piirkonnas, Carabobo osariigis lääne pool Caracasest. Jõud oli piisav, et lammutada ehitisi, tekitada pragusid, katkestada teenuseid ja külvata paanikat pealinna linnaosades. Caracas on üks enim kannatada saanud keskusi, kuid ka La Guaira sattus hädaolukorra keskmesse. Rannicuala, mis asub Venezuela peamise lennujaama lähedal, seal oli hävinud hooneid, blokeeritud tänavaid, elektrikatkestusi ning teateid tulekahjudest, mille põhjustasid gaasitorude kahjustused. See just juhtus. Jääma! Tuleb. Juhtus. Ei teata. Teatakse. Ei teata. Ei teata. On teada. Mit? Päästemeeskonnad saadeti otsima ellujäänuid, evakueerima elanikke ebastabiilsetelt aladelt ja vältima uusi tragöödiaid järelvärinate tõttu.
Deltsi Rodriguezi kuulutas välja eriolukorra, sest katastroofi ulatus ületas tavapärase reageerimisvõime. Ta kinnitas surmajuhtumeid, rääkis vigastatutest ning palus täielikku mobiliseerumist arstide, lõdede, tuletõrjujate, tsiviilkaitse ja julgeolekujõudude poolt. Rahvusvaheliste agentuuride esialgsete andmete kohaselt oli vähemalt 32 hukkunut ja umbes 700 vigastatut. Kuid võimud ise käsitlesid neid andmeid esialgsetena, sest kõige rängemini kannatada saanud piirkondi alles otsiti läbi. Simón Bolívari rahvusvahelise lennujaama sulgemine näitas olukorra tõsidust. Terminalis viibinud reisijad jooksid varju otsima, kui hoone värises. Tuled kustusid ja osa hoonest lülitati välja, osa sai kahjustada. Ja! Wow! Ja, palun! Väljas on meil olemas! Ärge minge sinna välja! Vennad, ei! Väljas on ohtlikum, vennad! Sinna poole! Härrase! Tänava 4 juurde! Sinna poole! Lennujaam on üks peamisi sisse- ja väljapääsu väravaid Venezuelas. Ja tööseisak raskendab just seda hetke, mil meeskonnad, ravimid ja humanitaarabi peavad kiiresti kohale jõudma. Ka metroo ja raudteesüsteem peatati. See otsus tehti turvalisuse huvides, sest maa-alused rajatised, rööpad ja jaamad vajavad pärast tugevat maavärinat ülevaatust. Tegelikult jäi miljonitel inimestel liikumine piiratud, samal ajal kui haiglad ja hädaabimeeskonnad püüdsid end ümber korraldada. Elektrikatkestuste, ebastabiilse side ja tänavatel viibivate elanike keskel, kes eelistasid uute maavärinate hirmus kodust väljaspool magada. Selle tragöödia kõige raskemad hetked ilmusid videotes, mis levisid sotsiaalmeedias. Inimesed jooksid teadmata, kuhu minna. Pered lahkusid hoonetest kiirustades ja üht ema nähti oma kehaga last kaitsmas. Samal ajal kukkusid ümberringi ehitise tükid. See polnud filmistseen, vaid kujutis rahvast, kes püüab ellu jääda kõige ürgsema instinkti ajel, päästa need, kes on lähedal. Lagoa Laguaira sai hävingu sümboliks, sest asub kõige tundlikuma mõjupiirkonna lähedal ja seal on strateegiline juurdepääs lennujaamale. Kohalikud teated viitasid kokkuvarisenud hoonetele, viltu vajunud konstruktsioonidele ja tulekahjudele rusude vahel. Kuramus, ma olen siin, mees, see hoone kukkus kokku, mees, üks hoone varises kokku. Mees, see hoone seal mu kõrval, sõbrad, mees. Kahjustused gaasitorudes suurendasid riski elanike ja tuletõrjujate jaoks, sest maavärin ei lõpe siis, kui maa värisemine peatub. See jätkub lekete, paljastatud juhtmete, nõrkade seinte ja järelvärinatega, mis võivad maha kukutada selle, mis on juba hukule määratud. Kohalikud võimud palusid elanikel mitte naasta pragunenud hoonetesse enne ülevaatust. See hoiatus on oluline, sest paljud surmad maavärinates juhtuvad pärast esimest tõuget, kui inimesed naasevad esemete, dokumentide või lähedaste järele ja saavad ootamatult surma sekundaarsete varingute tõttu. Positiivse eest. Positiivne. Positiivne.
Siseminister Diosdado Cabello kinnitas, et on piirkondi, kus olukord on äärmiselt tõsine ning palus vaba läbipääsu kiiraabidele ja päästemeeskondadele. See avaldus näitas, et valitsus oli probleemi ulatusest teadlik, kuid paljastas ka reaalsuse, mis on Venezuela elanikele hästi teada. Riigi avalik infrastruktuur oli juba enne katastroofi oma piiride lähedal. Kui maa avanes, olid haiglad, transport, energia ja side juba aastaid kulunud. Valitsus teatas õppetöö peatamisest, avaliku ja erasektori tervishoiuvõrgu kaasamisest ning spetsialistide kutsumisest abi andmise tugevdamiseks. Venezuela asub aktiivses seismilises tsoonis, kus tektoonilised plaadid kohtuvad ja põhjustavad maavärinaid. Seetõttu on maavärinal loomulik seletus. Poliitilises arvestuses kaalub enim kogunenud haavatavus. Rahvas, kes on aastaid elanud nõrga infrastruktuuri, lagunenud avalike teenuste ja vaesunud elanikkonnaga, kannatab hädaolukorra korral palju rohkem. Maavärin tuli maapõuest, kuid kannatuste ulatus on seotud ka ettevalmistuse puudumisega. Ameerika Ühendriikide geoloogiateenistus teatas, et see oli üks tugevamaid sündmusi, mis Venezuelas on üle 100 registreeritud. 2 järjestikuse maavärina jõud tekitas veelgi ohtlikuma olukorra, sest esimene maavärin nõrgendas ehitisi ja teine järgnes kohe, suurendades varisemise ohtu. Spetsialistid nimetavad sellist järjestust topeltsündmuseks, mis on haruldane ja hävitav just seetõttu, et tabab sama piirkonda peaaegu samal ajal. Venezuela pealinnal oli juba varasem maavärina kogemus, kuid selle uue katastroofi ulatus on hirmutav, sest see tabas palju suuremat elanikkonda, tihedamat suurlinna ning seal on palju vanu või halvasti hooldatud hooneid. Kahju ei piirdu ainult sellega, mis kokku varises. On hooneid, mis seisavad veel püsti, kuid võivad olla kahjustatud. On perekondi, kes kaotasid oma kodu, teised ei saa sugulastega ühendust ning paljud veetsid öö tänavatel uudiseid oodates. Caracase haiglates kutsuti spetsialiste valvekordade tugevdamiseks. Vigastatud hakkasid saabuma lõigete, luumurdude, ärevushoogude ja kiirustades põgenemisest tingitud sümptomitega. Tervishoiusüsteem, mis juba varem seisis silmitsi piirangutega, hakkas töötama maksimaalse surve all. Maria Corina Machado palus Venezuela rahvalt jõudu, meelerahu ja solidaarsust. Rahvusvahelisel tasandil pakkusid mitmete riikide juhid toetust. Venezuela valitsuse kriitik kinnitas, et Ameerika Ühendriigid on valmis ja soovivad aidata. Ja Marco Rubio rääkis otsingumeeskondade, meditsiiniressursside ja humanitaarabi saatmisest. Samuti anti tsunami hoiatus rannikule lähedaste tugevate maavärinate tõttu, kuid hoiatus tühistati pärast seda, kui vahetu oht möödus. Sellegi poolest jäid võimud muretsema järelvärinate ja uute kahjustuste pärast rannikualadel. Juan Pablo Sanchez'e sõnul teaks Venezuela elanikkond, Venezuela president, Sanchez'e sõnul Venezuela president Muhumäel. Ja ongi, minu jaoks on see ka juba Mike Etija, tõesti Mike Etija.
jah, see on Maiketia. La Guaira. Gasilekete piirkondades tulekahju oht suurendab kontrollide kiireloomulisust. Tuletõrjujad peavad sisenema ebastabiilsetesse piirkondadesse, teades, et iga säde, lühis või uus maavärin võib olukorda halvendada. Seetõttu on gaasi väljalülitamine kahjustatud hoonetes muutunud vajalikuks meetmeks. See ei ole ainult tehniline otsus, vaid katse takistada, et maavärinast tingitud tragöödia muutuks plahvatuste ja uute varingute jadaks. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi kursis. Uudiste lingid leiad video kirjeldusest. Pane sellele videole Lighttelli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga. Aitäh!